nende 2 lehe kirjutamine on mul pooleli, sest sain elektrilööke pähe või elektri väljas elasin ja midagi veel oleks nagu Parkinsoni tuvi puldiga pähe sihitud mai alguses 2016 Raido Aleksandrovi toast kõrvalt. Sergei klõpsis ka ukse taga olevaid lüliteid, nii et iga kord käis elekter peast läbi. Nii ööl kui päeval on elekter peast läbi käinud. Ilma klõpsimata ka. Ja suurt kahjutasu soovin. Ja palju lähenemiskeelde. Need, kelle kuriteod on juba teada ka. Kõigepealt saadan video ja kui paberid valmis saan, saadan järgi. Tegelikult oleks pidanud need 9. juuniks juba käes teil olema. Puldiga lolliks klõpsitud sellepärast on siin kahtlustan Parkinsoni tõve ebaseaduslikku pulti või siis midagi selle sarnast, millega ma ei viitsi siin praegu öösel rääkida. Kell on umbes 3 või rohkem juba või vähem. See läheb siis teile, kui ma saan pika faili saata. Ja telefoninumber on ka mitte just see, mida ma kogu aeg kasutan. Ja e-posti. Lepitusmenetlus on välistatud, kokkuleppemenetlust on mõttetu, sest ei ole kellegagi midagi kokku leppida. Ja Euroopa Inimõiguste kohtusse ei ole mõtet litutama minna. Selleks mind piinataksegi, et välismaale meelt lahutama saaks minna. Äärmisel juhul sobivad videokõned. Need sobiksid kogu aeg. Siinpool korteris oli Tõnu Trubetski, antipatiik, üks välismaa väikest kasvu blond naine, siis keegi, kes oli Eve Viirsalu sarnane, tuli sinna hommikul, nii siis sellest vaadates Reinu Maami korter on kuskil siin. Nii, aga kui see on suur ja 24-2 ja üks puukuurid ees, vaarika võsa ja üks kasepuu, mille Elvi Lõhussaar ugamurik maha saagis, oli kuskil siin, nii et see maja oleks sel juhul siin olnud. Siin kuskil siis nurga taga oleks nagu siin tühi telekas olnud. Seda kirjeldan edaspidigi nagu kõik muudki, mis meeles on. Nälgurlus hävitab mõistuse ja tervise.
Krinal peab tunnistama, mida on teised ugamid teinud, kuidas on üks sugam kanges kohtus käia ja mida on Elvi Lõhmussaar öelnud, et ugamitel on olnud kohtuprotsess kupeldamine. Ugamid on kupeldamises süüdi mõistetud. See on mulle pähe kulunud nagu enda nimi. Ja mis nad veel tegid. Ma kavatsesin mõlemad paberid 2 poolt täis kirjutada. Lepitusmenetlus on välistatud, nõuan palju lähenemiskeelde, pärijat ei ole. Ja Elvi Lõhmussaare kirjeldatud meie vastased kuriteod, minu vastased. Sindi buss number 40. Ja 3-aastaselt Viimsis. Vesiroosi 8. Seda maja mul vaja muidugi ei ole, mitte millekski. Andrus ja Raidma korterivargad, suure 24-90 aastate korterivargad. Ei tasu vale süüdistusi teha, sest ma tean seda täpselt. Kamurka Riviera Pärnus. Kuradi jälgkooramaja. Vihkan eluaeg. Sinna viis ema mind juba üks kord, kui ma olin noorem kui 7 aastat, aga selle ma unustasin. Nii et ainult kriminaalasi kõlbab ja eestkostmise lõpetamine. Sest eestkostjad on esimesed vargad ja võõrastele rahajagajad. Eestkostjad tapavad peaajurakud surnuks. Eestkostjad tõmbavad eestkostetava naha endale selga külma ilmaga ja söövad eestkostetavat. 11.18